Tere! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks grillitavaks stuudiokülaliseks on erakonna Isamaa peasekretär Priit Sibul. Tere, Priit! Tere päevast! Mõned nädalad tagasi hakkasime ennast kutsuma jälle Isamaaks, et siiani olid sina ju tegelikult sellest Res Publica juurikast ületulev erakonna inimene, et mis tundega sina Ugala saalis sellele laulule kaasa laulsid ja uut lippu vaatasid? No sinna on küll nii palju aega tagasi, kui oli olemas erakond Res Publica, et neid jooni, ma arvan, püütakse rohkem küll väljaspool otsida ja tõmmata, et see erakond on ammu kokku kasvanud ja kui üldse otsida mingeid erinevaid arusaamisi, siis ma arvan, need on ka siin erakonnas endiselt olemas, nii nagu kõikides erakondades, aga need jooksevad täna hoopis teiste kohtade pealt. Mis kohtade pealt jooksevad? No ma arvan, et seal on ideoloogilised vaidlused ja arusaamised, mis minu meelest on jällegi mõistlik, et erakondades on erinevad arusaamised ja nende üle vaieldakse ja ma arvan, me jõuame täna siin saates ka nende teemade üle veel arutada, et kus kohas need vaidlused on, et kusagil natuke vasakkel, kes natuke parempoolsem, kes natuke liberaalsem, kes natuke konservatiivsem, et kui sa küsid, siis mina paigutun selle erakonna kindlasti konservatiivsemasse tiiba ja selles mõttes kui me hakkasime arutama selle võimalike muudatuste üle, siis mulle tundub, et see poliitiline maastik ka ju eelmiste parlamendivalimistega mõnevõrra muutus ja tegelikult ikka päris olulisel määral, kui eelmises koosseisus oli 4, siis praeguses koosseisus 6 erakonda ja eks see ju üsna palju nagu Eesti poliitilist palet ja maastikku muudab ja kui 4 partei puhul olidki, ja see ei ole ju mingi Eesti eripära, vaid ka laiemalt, eks ju, kogu Lääne-Euroopa värkus, kõik hakkavad keskplatsile kokku jooksma, nii et hakkab ära kaduma see arusaam, et mis siis ühe või teise täpne vahe on ja see hakkab ilmnema üksikutes detailides, siis nüüd me näeme, et see on muutunud. See on muutunud Inglismaal, see on muutunud Saksamaal, reljeefsus on uuesti poliitikas tagasi ja et on, mulle tundub, mõningane selginemise aeg ja sealt pealt me ju erakonnas ka uued maailmavaatelised põhialused kinnitasime ja see nime muutus on ju lihtsalt minu jaoks konstanteering või ta kannab seda maailmavaatelist sisu, mis meil on, et oli üsna loogiline, et kui me uuesti ideoloogiliselt selgineme, see on ju ka see, mida meile ette on heidetud, et lõpuks pole võimalik aru saada, et siis on loogiline, et me need iseendi jaoks uuesti sõnastasime, need ideaalid, miks me Eesti poliitikas oleme ja siis, et oleks selge, siis nimi ka seda kõike kannab. Kas sulle endale tundub, et valijate jaoks said või meie toetajate jaoks said asjad selgemaks nüüd juunikuus? No ma arvan, et see on ütleme, kui me räägime nendest maailmavaate põhialustest, see on ennekõike meil endile, sest see on see vundament, mille peale me hakkame ehitama ju valimisprogrammi ja sõnumeid, mis on selgelt rohkem väljapoole mõeldud, et see on see ideoloogiline selgroog, et me ei läheks liiga palju ühele või teisele poole. Aga ma eeldan et ka sellest sai selgus, sest need poliitilised avaldused, mis vastu võeti keelepoliitikas, julgeoleku valdkonnas ja näpuviibutus ka Keskerakonna suunal, siis ilmselgelt need seda ideoloogilist selgroogu ja seda arusaamist kannavad ja kui ma üldse vaatan sellele viimasele aastale tagasi, mil ka ma ise peasekretär olen olnud, siis palju räägitakse justkui mingist tõmblusest ja asjast, siis minu hinnangul muudatused absoluutselt praeguses koalitsioonis on olnud, aga nii palju, kui ma ise tajun ja aru saan, siis need on ikka pigem nagu ühes suunas, mitte et ühe poliitikaga ühte poole ja teisega teise poolde, et see eestvedamisel me pigem ikkagi liigume ühes suunas. Kui aastal 2016 siis sügisel võis tajuda ikkagi seda, et paljude IRL-i toetajate jaoks oli paras šokk, et minna sinna valitsusse, vasakpoolsesse valitsusse, minna liitu Keskerakonnaga, kellel on see kurikuulus koostööleping Putini Venemaa režiimiga, et sulle tundub, et sellest šokist hakatakse nüüd üle saama?
ma ei tea, ma arvan, on valijaid, kellele jääb see lõpuni mõistmatuks, aga ma arvan, iga poliitilise erakonna eesmärk peab olema siiski oma valijate huve kaitsta ja on ilmselge, et oma ideoloogilisi või oma üldse poliitilisi arusaamisi on võimalik realiseerida ainult koalitsioonis ja nüüd on küsimus, millisel kujul see teeb ja see ühele valusale kohale, ma arvan, viitasid, mis nii IRL-i poliitikute ja kindlasti ka paljude valijate jaoks on see leping Keskerakonna protokoll Putini Venemaa parteiga ja ma arvan, see on teema, mida me peame jääma rääkima, sest see on see tilk tõrva meepotis, mis meid igal juhul häirib Eesti ja see me näeme ju, et see mõjutab nii Eesti sisepoliitikat kui ka välispoliitikat, eks ju, peaminister käis hiljuti, eks ju, Kanadas pidi aru andma, et see igal juhul on teema, mis häirib paljusid, häirib kindlasti meid ja meie valijaid ja on ilmselge, et me sellele teemale jääme tähelepanu pöörama, kuniks Keskerakond ja tema valijad saavad aru, et nad saavad ka ilma selle lepinguta Eestis poliitikat teha, nii nagu nende analoogne partei, eks ju, Lätis, kes otsustas taolise protokolli lõpetada. Et ma arvan, see on võimalik ja ma eeldan, et Keskerakond ka sellise arusaamiseni millalgi jõuab. Jah, et see on neile endale kasulik, et neid ei seotakse otseselt tänase Venemaaga, eks. No lõpuni saan mina öelda, mis neile on kasulik või mõistlik, eks, et mina tegelen sellega, mis on minule ja meie erakonnale oluline ja kuivõrd see meid häirib ja ka Mihhail Lotman on sellest mitmel korral kirjutanud, rääkinud nii erakonna sees kui avalikkuses, et üldse küsimus on, kui mingi asi on külmutatud, et kus ta siis külmunud seisus on, osad poliitikud ei saa sellest, et seal on seal häma palju ja ma ütlen, et see on asi, mis meid häirib ja on loogiline, et poliitiline jõud, kui teda miskit häirib, siis ta peab seda trummi taguma või sellele tähelepanu pöörama seniks, kuni see probleem on elus ja adekvaat. Kui vaadata seda viimast aastat, siis IRL on olnud väga aktiivselt väga paljusid algselt koalitsiooni kokkuleppes paika pandud asju läinud ümber rääkima või üles ütlema ja jätnud sellise jonnipunni rolli selles koalitsioonis, et kas see on sinu hinnangul, on see õige käitumine, kas need on oluline vigade parandus, mida me praegu läbi oleme teinud või miks niimoodi üldse käituda seal koalitsioonis? Käitumine, ma arvan, on õige ja ta on olnud pigem ühesuunaline ja ma arvan, seal ei ole jonnimine värk, et võib-olla, kui me meenutame selle koalitsiooni saamislugu ja ma ka mingitel hetkedel olin seal laua taga, et eks ikka koalitsioonid lagunevad ja saavad kokku kiiresti ja tol ajal juhtis erakonda ka teine esimees, eks ja need arusaamised ja vaated kindlasti ma arvan praegusest olukorrast erinevad ja Seedri arusaamised on teistsugused ja oli mõneti loogiline, et kui uus erakonna esimees tuleb, siis ta suunda veidi muudab ja seda on ta teinud ja nii nagu ma ütlen, et minu arust pigem ühes suunas, et seda võib ju kes tahab käsitleda jonnimisena, aga kui me tegelikult vaatame, mis siis toimunud on, kui me räägime nendest võimalikest maksumuudatustest, mis siis koalitsioonilepingus kokku lepiti, on loomulik, et vasakpoolsetel erakondadel sellega taolist probleemi ei olnud kui meil. Miks me alguses justkui kokku leppisime, muutsime, et selle koalitsioonilepinguga oli ju see, et me algusest peale rääkisime, et ta on avatud, kui tekib mõistlik arusaam, siis tuleb muuta ja kui me vaatame näiteks, mis on toimunud alkoholi aktsiisipoliitikaga, siis mulle tundub, et need muudatused on olnud pigem tagasihoidlikud, et tegelikult oleks pidanud veel rohkem muutma, sest kui üks poliitika ei toimi, siis ei ole mõtet ju peaga vastu seina joosta, eks ju, kui ma vaatan oma sünnilinna Valgat, eks ju, siis Valga on tundmatuseni muutunud viimaste aastatega ja ma küll ei saa kahjuks öelda, et positiivses suunas, et küll kõik minu sõbrad on teada saanud, mis on Valga ja kus on Valga, aga ma ei ole kindel, et see on see märk, mida ma tahaks, et sünnilinnal oleks, et see piirilinn võiks olla muudpidi põnev, kui ainult läbi piirikaubanduse. Ja kui me võtamegi siis peamiselt ju nende maksude ärajäämises, meid süüdistatakse tõmbluses ja mida võibki öelda, et vasakpoolsete arvates see ongi nagu jabur, et tegelikult võiks rohkem ikka koguda ja siis ümber jagada, aga meie kindlasti seda meelt ei ole ja mõned uued maksud, mida kehtestada
plaaniti selle koalitsioonileppega, jäävad nüüd kehtestamata ja ma arvan, nii-öelda meie valija pigem peaks olema rahul. Ja teine teema on kindlasti, mis puudutab keele- ja kodakondsuspoliitikat, kus me oleme olnud jäigad ja nii-öelda eks see mesinädalate aeg, kui koalitsioonilepid sõlmitakse, ollakse ikka leplikum. Et ma arvan, nüüd on lihtsalt selge rohkem nagu sirgu. Jääb mulje, et peaaegu kõik asjad, mis nagu ette on võetud, on selles koalitsioonis praegu Isamaa saanud ka oma tahtmise, et kas on mõni asi ka jäänud nii-öelda lõpuni muutmata? Ma arvan, nii nagu on, eks mina ju räägin sellest aspektist nii nagu mulle näib, et eks teised partnerid on ka, et loomulikult seal on nagu asju, mis mulle ju endiselt ei meeldi, kui me räägime üürimajade ehitamist, mis minu meelest ei ole väga mõistlik, aga pidevalt tuleb ka ju nii-öelda uusi ideid, millele me reageerime, kuigi valimised on lähenemas ja tänu sellele me kindlasti ka rohkem nii-öelda pidevalt uusi ideid hakkame kuulma, mida üldse koalitsioonilepingus pole sätestatud. Aga jah, pigem nii-öelda, kui sa küsid, siis ma pigem olen nii-öelda rahul selle suunaga, mis on, kuhu suunas me oleme liikunud, aga ei saa kuidagi öelda, et nüüd võiks nagu kuidagi loorberitele puhkama jääda ja kõik on meie vaatepunktist nagu jube tore, et nii nagu ma korra viitasin, kas või seesama alkoholiaktsiiside teema on minu meelest kandunud nii-öelda sellisesse konteksti, et ma ei ole kindel, et üldse nii-öelda mingit mõistlikku lahendust sealt välja tulemiseks on, ehk niimoodi, et nüüd Konjunktuuriinstituut ka jõudis, et tegelikult nii-öelda eesmärki, mis rohelises raamatus ja mis laiemalt võiks olla, et alkoholi tarbimine väheneks, seda ei ole juhtunud. Nüüd juhtunud on see, et teda soetatakse Lätist ja nii-öelda, et kuna kogused on nii suured, siis arvestades inimeste sissetulekute kasv on alkohol muutunud nii-öelda inimeste sissetulekut arvestades hoopis odavamaks, mis on ilmselgelt ebamõistlik ja ebasoovitav suund, eks ju, alkoholipoliitikas. Et aga kui nüüd öelda, et ma ei tea, et toome aktsiisid uuesti alla, ma ei tea, sinna Läti tasemele või sinna lähedale, et kas see siis nii-öelda tegelikku oodatavat muudatust kaasa toob. Džinn on juba pudelist välja lastud. No vot on jah, just ja seekord džinnipudelist tundub. Sõna otsesemast džinnipudelist. Teine teema kahtlemata on selline, kus väga põhimõtteline muudatus on tehtud, see on tulumaksureform, aga küll erakonda, tegelikult kogu koalitsiooni küll kõvasti kritiseeriti nii jaanuaris kui veebruaris. Nüüd on see veidi vaibunud, et taheti ju inimestele head ja välja kukkus nõnda, nagu oleks kõigile hirmsasti midagi halba tehtud. No inimesed on harjunud üsna lihtsa süsteemiga ja niisugune tunne jäi vahepeal, et nii-öelda selline kuni 10 arvutada Eesti inimene keskmiselt ainult oskabki. Ma arvan, et see kaugelt nii ei ole ja nii-öelda, et see mantra, mis loodi, et süsteem on tohutult keeruline ja arusaamatu, et ma arvan, et inimesed on kohanenud ja pärast tuleva aasta tulumaksu deklaratsiooni esitamist nii-öelda tekibki see arusaam, et loomulikult kui 20 aastat on liigutud ühes suunas ja üht viisi ja kõik on nagu hästi lihtne ja tegelikult inimesed ise ei pea oma sissetulekutele nii-öelda nii palju tähelepanu pöörama. Mina arvan, et selle süsteemi nii-öelda on paar olulist aspekti. Esiteks see tõesti, et madalapalgalisemad võitsid sellest rohkem ja see oligi selle eesmärk. Teine on see, mida ma väga loodan, mis juhtub, on see, et inimesed järjest enam mõtlevad, mida nende, et kui neid maksu korjatakse, siis nende eest saab avalikke teenuseid ja milliseid teenuseid saab, kui palju saab ja mida saab, et muidu vahepeal juhtus see, et inimesed ühelt poolt nõudsid kuidagi avalike teenuste pidevalt paremat kättesaamist kasvu, eks ju, ja teiselt poolt tahaks võimalikult vähe maksta, et inimesed, ma arvan, mida rohkem nad ise oma sissetulekuid ja maksusüsteemi nii-öelda koos käsitlevad, seda rohkem nad saavad aru, et seal on nagu väga selge omavaheline seos ja ma arvan, see on teine oluline aspekt, aga see on kindlasti pikemaajalisem, et kus inimesed peavad õppima, harjuma ja aru saama. Aga samas kriitikud ütlevad 200 astet või midagi sarnast on ju, et see on võimatult keeruline süsteem. Et kas see kogu see möll oleks ära jäänud, kui oleks leitud raha kõikidele pakkuda 500 eurot tulumaksu vabastust? No esiteks tuleb öelda ju, et see ei olnud esmane eesmärk, et kõikidele seda 500 pakkuda, et oligi ju nii-öelda esmane eesmärk selgelt selekteerida inimesi sissetulekute põhiselt. Loomulikult ei olnud plaanis seda teha nii paljude keeruliste nii-öelda nüanssidega, aga see on lõpuks tõesti raha küsimus.
ja ma ei välista ja ma olen pigem isegi üsna veendunud, et järgmistel valimistel me uuesti selle teemaga tegeleme ja kindlasti nii-öelda arvestades palkade eest ärajooksmist õige pea see 500 piir nagu enam ei päde ja ei kehti, et nagu oluline ju nii-öelda nüanss on ikkagi see, et inimesed tahaksid tööl käia, tööd teha, mitte ei jääks lootma riigi poole ja riigi peale, et tegelikult toetustega on võimalik seesama saavutada, et just neil päevil, kui kuulsin Soome nii-öelda parteid valmistuvad samamoodi parlamendi valimisteks ja debattideks ja meie sõsarparteil Kokoomusel on just seesama teema, kuigi Soomes on ametiühingud väga tugevad, kes seisavad nii-öelda nõrgema grupi eest ühiskonnas, siis meil ongi see, et meil õnneks, minu arvates õnneks ametiühingud on väga nõrgad, sellepärast peaks poliitikud, sealhulgas parempoolsed poliitikud selle peale mõtlema, et inimestel oleks motivatsioon tööl käia, ka siis, kui ametiühing nende eest ei seisa, et see nüanss on ja sellega tuleb tegeleda ja ma arvan, see on väga parempoolne mõte, et inimesed tahaksid olla ise oma peremehed ja omale leiva lauale tuua, mitte loota käsi pikas ümberjagamisele. Ja tööl käimisel nad samal ajal ei langeks nii-öelda palgavaesusesse või ei saaks palka, millest tegelikult peret ära ei elata. No just nii on, see mõte on ja ma ütlen, et seda ei ole liiga lihtne nii-öelda realiseerida, eks, et seal nii-öelda omad vingerbussid sisse tulevad, aga ma ütlen, kui me jõuame nii-öelda sotsiaalsüsteemiga ka sinna nii-öelda, et järjest rohkem inimesi sealt välja langeks, täna on see kahjuks vastupidi, et järjest rohkem inimesi on nii-öelda ka sotsiaalsüsteemis, arvestades demograafiat, ühiskonna vananemist ja nii edasi, eks, et tegelikult meil on vaja saavutada ikkagi see, et inimesed oleksid võimalikult kaua tööturul ja nad oleksid motiveeritud seal olema, et see süsteem toetaks ja ma arvan, selles mõttes peame me nii-öelda seda süsteemi igal juhul edasi arendama ja loodetavasti suudame me seda teha ka lihtsustamise suunas, mitte et süsteemi keerulisemaks teha ja nende administreerimine üks hetk nagu mõttetult kulukaks muutub. Kas sellest valdkonnast võiksid kerkida ka need põhiteemad? Mis sa arvad, millised tulevad üldse järgnevate valimiste põhiteemad ja põhikonfliktid? No ma arvan, maksud ja majanduspoliitika on Eesti valimistel alati olnud üks koht, nii-öelda, mille üle arutatakse ja selles mõttes on ka ju praegune valitsus nagu huvitav, et eelmised valitsused, kus olid kas ainult parempoolsed või siis kaks parempoolset erakonda, üks vasakpoolne, ei suutnud me erastamistega tegeleda, siis nii-öelda nagu saatuse irooniana praegult, kus me oleme vasakpoolsete erakondadega ühes valitsuses, on eks ju Tallinna Sadama IPO toimunud, ma väga loodan, et me suudame ka Eesti Energia, roheenergia osaga nii-öelda börsile minna veel enne valimisi või vähemalt selle ette valmistada, sest see on ka asi, mis on nagu väga pikalt seisnud ja väga pikalt nii-öelda kõneldud, aga mitte kuhugi jõutud teema. Et kindlasti majandus- ja maksupoliitika on kindlasti üks osa. Teine teema, mis mulle tundub viimaseid valimisi alati on saatnud, on siiski Eesti-Vene suhted, hirmud, nii-öelda keeletemaatika, ma arvan, et teine telg nii-öelda joonistub sealt välja ja kuigi julgeoleku valdkond on ju see, mis on nagu mingis mõttes võib öelda, ja ka pärast praegust koalitsiooni konsensuslik, kus enamustel erakondadel on ühesugune arusaam, seoses meie nii-öelda geopoliitilise ja geograafilise asendiga nii-öelda, et me naabreid valida ei saa, toimetada ei saa, siis nii-öelda kindlasti ka see valdkond on endiselt aktuaalne. Et vaatamata sellele, et see mees, kelle vastu tegelikult justkui Reformierakond või üldse paremerakonnad, valged erakonnad, ütleme, nagu neid vanasti kutsuti, ennast üles rivistasid, ehk Edgar Savisaar sisuliselt täna on poliitikast kadunud. Sa arvad, et see vastandamine nii-öelda julgeoleku Eesti-Vene teemal ikkagi on sama aktuaalne ka järgnevatel valimistel? No ma arvan, ta tuleb teiselt poolt, et kui sa vaatad ka praeguseid nii-öelda diskussioone, et ta tuleb nii-öelda kodakondsuspoliitika kaudu ja võib-olla nii-öelda ju mitte nii otseselt ja kõikide erakondade jaoks nii-öelda Eesti-Vene küsimusena, aga laiemalt, kui me räägime nii-öelda võimalikust, arutatakse ju nii-öelda topeltkodakondsust kellele, millisel kujul nii edasi. Mina siiski ei kujuta ette, et me suudaksime hakata selekteerima
inimesi, et milliste riikide kodanikele või millistes ühendustes me saame nii-öelda tolereerida topeltkodakondsust ja millises kontekstis nagu mitte, et minu meelest inimesi nii-öelda rahvuse järgi hakata valima, kellele me võimaldame, kellele võimaldab, noh, minu jaoks on nagu see üsna mustvalge küsimus, et topeltkodakondsust kas võib lubada või seda ei saa lubada ja mina kindlasti olen seal, kes arvab nii-öelda, et meie Eesti oma olusid, rahvastiku suurust kõike silmas pidades, ma arvan, peame jääma nii-öelda oma tänase kodakondsuspoliitika juurde, kus topeltkodakondsust kellelegi täiendavalt lubama ei hakata. On üks küsimus, aga noh, kui me vaatame nii-öelda, mis toimub liitlaste venelaste suhetes, kuigi see ka nii-öelda noh, see kontekst ei muutu iga päevaga, vaatame G7 viimast kohtumist, kus nii-öelda on tahe, et osadel riikidel, et Vene nii-öelda riik tuleks uuesti laua tahel, muutuks G8. Ühel riigil on peamiselt see tahe. No peamiselt on, aga see ongi jälle nii-öelda Euroopas ka nii-öelda noh, oluline kaasarääkija, eks ju, et seal ka nii-öelda pärast pikka vaidlusi suudeti valitsus kokku saada, aga mulle tundub, et see siiski on, et see nii-öelda võib-olla see kese nii-öelda muutub, aga noh, nii nagu ma mainisin, et ega siis lepingut ei olnud, eks ju, Edgar Savisaarel Putini ühtsel Venemaa ühtsusparteiga, vaid erakonnal, jah, nii-öelda, et selles mõttes pole ju seal midagi muutunud. Ja selle lepingu kõige kõvem kritiseerija Reformierakond tegelikult oli tol hetkel koalitsioonis Keskerakonnaga, kui see koostööprotokoll sõlmiti. Absoluutselt. Ja mõtle, kuigi poliitilised olud on muutunud, eks ju, ja kindlasti veel palju nii-öelda negatiivsemas suunas, kui tollal, kui teda nii-öelda sõlmiti, aga selles mõttes see, millele sa viitad, näitab nii-öelda, kui silmakirjalikud nii-öelda, kui silmakirjalik saab poliitikas olla, et tol hetkel ei olnud nagu see probleem, eks ju, ja isegi üks allkirjastajatest on täna Reformierakonna liige, eks ju. Tulema tuttav ette see kõik. Neil ei tohiks nagu nii suuri probleeme isegi olla, kui meil sellega. Aga ma arvan, et noh, see ka ise, sellest ei saa ka nii-öelda põhiteema, aga nii-öelda nii nagu ma ütlesin, et need on teemad, mis häirivad ja poliitikas sa pead nendega tegelema, nende teemadega ja nende väärtustega, mis sulle olulised on. Viimasel poolel aastal kahtlemata on väga olulise teemana olnud kogu aeg ühiskondlikus debatis Tartu tselluloositehase plaan. Nüüd tundub, et justkui Isamaa initsiatiivil on sellele kriips peale tõmmatud. Ma ei tea, kas sa selle väitega nõustud, et sellele tehasele on kriips peale tõmmatud. Ja kuivõrd sa näed, et rohelised teemad, Eesti metsad ja tööstus ja samas ka ettevõtlusvabadus on sellised asjad, mis järgmiste valimiste kontekstis kõvasti vaidlemist leiavad? Minu enda jaoks on siin nagu dilemma, et ma kuidagi ei taha öelda, et need on nagu väheolulised teemad, aga kui ma loen nagu neid arusaamisi, mida ja kuidas kaitsta ja noh, siin hiljuti oli see, kuidas nii-öelda luigepoegi on tapetud ja siis, kui ma mõtlen, noh, näiteks ma ei tea, minu jaoks nii-öelda oluliste küsimuste abortide peale, sest minust need asjad ei ole lihtsalt nagu proportsioonis, aga kindlasti nii-öelda rohelised teemad tulevad, et kui me mõtleme Rail Balticu peale, tselluloositehase peale, nii-öelda see, et kas metsi raiutakse pigem üle või ala raiutakse, et ma arvan, need ilmselgelt kõikidel erakondadel, kes kavatsevad valimistel osaleda, peavad seal oma seisukohad olema, et mulle tundub järjest rohkem inimesed siiski nii-öelda tahavad positsioneerida ennast ja samastada kas ühe või teise poolega, et seal nagu väga ebalevaks ei saa jääda. Isamaal on see nagu, võib-olla ongi keeruline see üldine dilemma, et me tegelikult ju tahame väga ka ettevõtlust toetada, aga mitte iga hinna eest. Ja ma arvan, et siin ei olegi nagu lõplikke vastuolusid, et neid pigem tahetakse näida ja otsida ja see on ju nagu loogiline, et sa peadki mõtlema, et kui palju nii-öelda sul on nii-öelda siis olemas seda ressurssi, millal teha, et kui selle sama tselluloositehase juurde tagasi tuua, siis minu jaoks on seal nagu mitmeid aspekte, et üks on see, mis Tartus toimus ja tõenäoliselt ma ei kujuta ette, et on olemas poliitilist jõudu ja võimekust üle inimeste peade sunniviisiliselt selliseid asju nii-öelda teha ja asutada, kui me vaatame, kuidas sinu kandis Haaberstis inimesed nii-öelda ühe puu kaitsele asusid, et nüüd kuskile tehakse tehas inimeste vastuseisu arvestamata, et sellesse mul nagu väga usku ei ole, aga teine on palju laiem sotsiaalmajanduslik nii-öelda küsimus ja minu enda jaoks, kui ma vaatan Kagu-Eestit,
kus on väga palju metsasektori inimesi ja nii edasi, siis ega täna ei ole nagu metsandustaustaga inimesed käed rüppes ei oota, et tuleks nüüd mingid töökohad ja saaks tööle, mis tähendab seda, et see tegelikult tähendab tööjõu liikumist ühest valdkonnast teise, kas see on mõistlik või ei ole, ma ei oska öelda, eks, et seda peab nii-öelda arutama. Teine on see, mis juhtub inimeste nii-öelda küttega, sest nii-öelda kui me räägime odava puiduressursist, siis see tähendab hakkepuitu, küttepuud, see on see, millega Eesti inimesed täna oma kodu talvel soojaks saavad, mis on üsna märkimisväärsed kulud meil, et kui palju nii-öelda need kasvavad ja kolmas aspekt on see, mida ma juba nimetasin, et kas nii-öelda meil metsa raiutakse palju või vähe, et see tuleb ka selgeks saada, et seal on nagu nii palju erinevaid nüansse ja küsimusi, et minu arust, mis on vaja enne selgeks saada ja siin ei saa nagu mustvalgelt lajatada ja öelda, et need, kes ei toeta, on kohe nii-öelda investeeringute vastased ja nii edasi. Et igal juhul Isamaa nii-öelda Eesti majandusse nii-öelda investeerimist mõistlikuks peab. Loomulikult, mida rohkem me suudame koha peal väärindada ressursse, seda rohkem nii-öelda jääb meile ja seda jõukamaks me saame ja see on nii-öelda ilmselgelt suund, mida me toetame. Ja teiseks on nii-öelda seesama, mida sa ütlesid, et kas seda nii-öelda ressurssi on meil piisavalt, mida väärindada, kuidas väärindada, sest kui me vaatame sedasama protsessi, mis mind nii-öelda võib-olla enim häirib, olid need mõned nüansid, mis sealt hakkasid välja tulema. Minu käest on küsitud, et kas sa siis ei teadnud, et see nii-öelda tarbib sellisel hulgal puitu. Ma ütlen tõesti, esiteks ma ei teadnud, mis see maht oli sel hetkel, kui eriplaneeringut algatati ja teiseks ei rääkinud mitte keegi seda, et RMK-lt tahetakse saada mingit osa ressursist nii-öelda lepingute kätte. Et mina ütlen, et kui meil on nii-öelda, kui Eestil on probleem see, et väheväärtuslik puit läheb Eestist välja, et seda mõistlik siin väärindada, siis mu küsimus on see, et äkki mõistlik see panna nii-öelda oksjonile. Ja siis on ilmselge, et me nii-öelda maksumaksjatena saame sellest ressursist võimalikult parima hinna sel hetkel, mis turul on võimalik saada ja võidab see idee, mis ju sellele suurema lisandväärtuse annab, ehk ka sealt nii-öelda teisest ringist peaks ju ühiskonda jääma suurem väärtus. Aga see, et täna nii-öelda riigi metsa majandamisel meil on pikaajalised lepingud niimoodi ette, et selles osas ma ei ole veendunud ja ma arvan, et see on nagu üks koht, mis kindlasti riigi metsa majandamise kontekstis tasub üle vaadata ja nii-öelda kuna seal on tohutul hulgal detaile, et nii-öelda see puidu puhul me räägime nii-öelda värava hinnast, nüüd küsimus on, kui ma olen erametsaomanik, siis ma pean üleldustöötamisest maksma pluss veo eest, et kui kõik need kulud panna sinna, et kas mul siis erametsaomanikuna on võimalik ka sellist hinda saada, nii-öelda, mis justkui on kusagil fikseeritud Põhjamaade keskmine hind, siis tegelikult kui me kulud maha arvame, siis see päris nii ei ole, aga teistpidi loomulikult nii-öelda, mida suurem on nõudlus sellele ressursile, seda selge, siis on selge, et seda rohkem nii-öelda ju neid võitjaid metsandust on, aga teisel nii-öelda metsakasvatajate hulgas on. Jah, aga paljusid muidugi, kes seda eriplaneeringut ikkagi toetasid või toetavad ka tänasel päeval häiris see, et ilma igasuguste uuringuteta sisuliselt otsustatakse ära, et me ei tee ja kõik, eks ole, et seda on väga lihtne kopeerida kõikide järgnevate suurprojektide puhul ja jõuda lõpuks punkti, kus Eestisse ei kannata enam midagi ehitada. No ma arvan, et see ju päriselt ei ole nii, et küsimus on, mina pole nüüd viimasel ajal nii-öelda planeeringut tellijate ja nii-öelda investoritega kohtunud, eks ja. Aga küsimus ongi selles, et kui nemad ütlevad ja näevad seda ainsa kohana Eestis ja me teame seda seisu, siis minu meelest on ka tegelikkuses aus öelda ja tõmmata nagu joon vahele, et kui tegelikult lõpuks ei ole nagu suutelised nii-öelda me otsustama, et sinna seda tehast saab ja nemad ütlevad, et see on ainumas koht Eesti Vabariigis, kus nad seda tehast näevad, mis meile need uuringu tulemused siis annavad. Et kui me räägiksime endiselt, et see investeerimise huvi on olemas ja siis on ju mõistlik ikkagi võtta nii-öelda vaatluse alla kõik võimalikud kohad, kus me teame ka, et me oleme võimelised selle tehase hiljem ka rajama, mitte lihtsalt see, et meil on teoreetiline teadmine, mis iseenesest on ka muidugi tore, eks ju, aga seal
me ka uurime keskkonna poolt on ja mõtlen, et see metsa pool ja see jääb meil nii-öelda endiselt nii-öelda läbi arutamata selle planeeringu käigus, eks. Aga tõenäoliselt see teema tuleb oluliselt valimiste eel no, muidugi tuleb see investeeringute kontekst, et see, mida sa ütled, et on loomulikult nii-öelda poliitilisi jõude, kellel on huvi seda hirmu nagu suurendada, et kuidas nüüd ei ole võimalik Eestisse enam midagi teha. Ja kusjuures ma arvan, et tõenäoliselt selliste meetodite ja toimetamisega tuleviks ei olegi võimalik, et inimesed on muutunud aktiivsemaks, teadlikumaks ja ma arvan, nii-öelda selles mõttes sellest protsessist on küll kõik õppinud, nii investorid, poliitikud, kodanikud, ja pigem on ju nüanss selles, miks selle eriplaneeringu peale mindi, et me tõenäoliselt planeerimise kontekstis peame mingeid asju üle vaatama, et eriplaneering võimaldab kohalike inimeste huvidega mitte arvestada, tavaplaneering ju seda ei võimaldaks, ja nii-öelda jällegi tavaplaneeringu protsess on meil mitu korda pikem kui näiteks naaberriigis Soomes, et siin on palju ebamõistlikke asju, mida on vaja nii või teisiti muuta, et igal juhul see protsess on mõistlik ja kasulik kõikidele. Naljakas lugu, jah, siis kui tuled rahva tahtele vastu, siis süüdistatakse populismis aga selline juba see poliitika on. Tänaseks on meie saateaeg paraku läbi, aeg lendas väga kiiresti, aitäh tulemast ja kohtume taas nädala pärast. Aitäh!